siin saates on alati nagu mõnus. Et siin ei ole stressi ja siin inimesed võivad rääkida nii, nagu nad asjast arvavad või mis on nende hoiak. Ja ma mõtlengi, et praegust seda perioodi iseloomustab minu arust selline paras hullumeelsus, võib-olla isegi paralleele tuua 30ndatest aastatest, võib-olla isegi enne esimest maailmasõda ja pärast seda aega, kus oli teatud tühimikud inimeste hingedes, olid sellised sotsiaalmajanduslikud kokkulangevused ja kadus ära teatud tühik, kadus ära selline mõistus ja hakati pimesi minema mingite liidrite järgi, tekkis selline neurootiline ebastabiilsus. Mulle tundub, et täna me oleme natuke sarnases olukorras, kus me vajame nagu mingisugust täiesti uut lähenemist asjadele. Ja kuna see maailm on lagunenud sellisteks üksikosadeks, et kui vanasti nähti sellist tervikut, siis täna nähakse spetsialiteeti ja ollakse üksikosades kinni. Ma arvan, et just sellise tervikpildi taga tegelikult ongi selline tasakaal ja inimestel mulle tundub praegult, enne kui ma sõna neid kallitele külalistele annan, on see, et meil nagu 3 valikut, sõbrad. Et üks on see, et me oleme loodusega kooskõlas ja elame looduslike ja looduse reeglite järgi. Teine on see, et me elame kaasaegse meditsiini järgi ja peatame vananemise, peatame haigestumisi, kasutame kõrgtehnoloogilisi vidinaid. Ja 3, mis meid ees ootab lähitulevikus, muuseas kõik mRNA vaktsiinid on juba olemas, eks ole, rakuteraapia on meil juba kätte saadav. Ja 3 on siis see, et me ühendume nii-öelda tehisintelligentsiga. See tähendab seda, et üks osa meie teadvusest ühendatakse nii-öelda masinatega, aga nende mõlema variandi puhul, kas siis nii-öelda nii rakuteraapia kui geeniteraapia või nende modifikatsioonide juures kui intelligentsiga ühendades, me kaotame nagu selle mina osa ära, ehk selline inimlikkus väheneb. Et ainuke koht, kus inimlikkus on see esimene osa. Nii et mul on hea meel kutsuda ja tutvustada teile väga toredaid inimesi eelkõige. Et ärme räägi sellest, et kes on kes ametilt, aga loomulikult täna kõik teavad, et Helen on meil perearst ja proua Irja on meil siis viroloog, spetsialist, Eestis väga tuntud inimene, juba pikalt teda tutvustama ei hakka ja võib-olla annakski sellise suusoeks Helen sulle, et räägi lühidalt, et mis sul täna mõttes on? No minul on täna mõttes see, et ma väga tänan Irja Lutsarit, et ta võttis meie kutse vastu ja meie oleme tuttavad nüüd olnud natukene nii-öelda omavahel suheldes võib-olla 10 päeva ja minu mõte täna on tegelikult see, et ikkagi me koos siin 3 meditsiini inimesega proovime inimestele anda edasi seda nii-öelda reaalsust, et kus reaalsuses me täna elame, mis on meie sellised kitsaskohad, kuidas me saaksime neid lahendada, kuidas me saaksime nii-öelda suures mastaabis stressi maha võtta ja seda, kuidas öelda, sellist natukene sellist kahjalaga maa peale tulekut rohkem. Ja mis väga-väga suur minu täna südamevalu on koolid ja lapsed, et ka sellest me tahaksime doktor Lutsariga üsna palju rääkida, et kuhu me täna oleme nende lastega jõudnud ja mis meie koolides toimub, et 1. september oli alles hiljuti ja see asi on läinud väga pööraseks. Nii et ma rohkem ei hoiaks aega kinni ja ma annaks sõna edasi. Irja, et kuidas teie, et missugused olid teie soovid või ootused, kui nad mõtlesid, et ma nüüd tulen siia, et kas oli mingisugust mõtteid ka, mida teie tahaksite rääkida või millest? No võib-olla me võiks arutada, et kuidas selle viirusega koos elada, et see ei ole mingisugune uus mõte, aga ilmselt praeguseks võib-olla mõned saareriigid ja Uus-Meremaa, ma ei tea, mis nemad täpselt teevad, nemad võib-olla on veel selle nulltolerantsi peal, teised keegi enam seda nulltolerantsi ei püüa saavutada ja püüavad niimoodi, et me ise kõige paremini sellest välja tuleksime, loomulikult igaüks mõtleb ainult iseenda peale ja nii peabki ilmselt ka osaliselt, et see viirus ei tundu, et siit ära kaoks, et kuidas me saaks temaga kõige paremini elada nii, et meie enda elu oleks võimalikult vähe häiritud ja et me ühte teist nagu
ära ei hävitaks sellega, et meil võivad olla erinevad seisukohad, aga me saame argumenteerida, et see ei tähenda, et seda, et me peaks inimestena üht-teist hävitama hakkama, et ilmselt ongi, et ega tõde ei ole, absoluutselt tõde ei ole, tõde on kuskil vahepeal. Et väga hästi mainisite ka, et tegelikult ju viirused on olnud ju meil kogu aeg, sõbrad, et ei olegi sajandit võib-olla, kus ei oleks mingi suuri inimene tuli ikka mikroorganismide maailma, mitte vastupidi, nii et ja ilmselt see äraminek on ka. Just, et viirused tulevad, nad on ja nad lähevad, nad muutuvad, nii nagu meie muutume, kohanemisvõimelised jäävad ellu, et see nii on, et keegi on rohkem kohanemisvõimeline, keegi lihtsalt lahkub. Ja kuidas te arvate praegu, missuguses seisus üldse Eesti on, et kuidas teil tundub nagu sellist nagu suures pildis, et sellise haiguse ja selle viiruse seisukohalt? No suures pildis ma arvan, et me oleme nagu rahuldavalt hakkama saanud, et meil on siiski suhteliselt vaba elu olnud, et mitte kogu aeg, aga suhteliselt, ütleme, meil ei ole kedagi keelatud ka 20 korda päevas poes käia, kui ta tahtis seda, või meil võis kõigis Eesti metsades käia ja rabades kõndida, keegi ei kontrollinud, et see võib-olla tundub siin, et see on nii loomulik, aga väga paljudes kohtades ju maailmas ei saanud trepikojastki välja minna, nii et selles mõttes me võib-olla ka niisugusi suurlinnu ju meil ei ole, et Tallinn on küll suur, aga Tallinn ei ole suurlinn. Et me oleme, ma ütleks, et rahuldavalt, loomulikult ei meeldi mulle sugugi see kevadine puhang, mis meil tuli, kus haiglad olid puupüsti täis ja inimesed enam ei jõudnud tööd teha, liiga palju inimesi kaotas oma elu, et see mulle loomulikult ei meeldi, et see ei olnud kõige. Te ütlesite, et me peaks selle viirusega kuidagi nagu kohanduma või eluga edasi ju minema, ega me ei saa jääda sellesse seisu nagu on. Kuidas tundub, et kas selline läbipõdemine ja see vaktsineerimine, et kas kuskil võiks arvata, et umbes, ütleme näiteks toome poole aasta jooksul, tõenäoliselt on ju valdav eestlasi kas läbipõdenud või vaktsineeritud. Küsimus ongi, et me peame nagu kuidagi need antikehad saama, eks ole, ja üks võimalus on läbi põdeda, see on palju aeglasem ja teine võimalus on, eks ole, vaktsineerida, et ütleme, see läbipõdemine selles mõttes ei ole ju halb variant, aga see on nagu ettearvamatu, et me ei tea, kellel tekib see väga raske haigus ja kes ei tule sellest seisust välja või kellel jäävad rasked kõrvalnähud, nii et praegu tundub, et see vaktsineerimise teel antikehade omandamine on siiski ohutum variant, aga meil ongi, meil on üks ka riskigruppidest, ütleme meil eakamatest inimestest on veel 30% vaktsineerimata ja mul mõnikord mul ausõna tuleb nutt peale, kui ma kuulen, et haiglas on väga vana inimene, aga ta ei ole väga vana, ta elab üksinda, ta ei tule hooldekodust, ta saab oma eluga hakkama, tal on jah aastaid palju, aga ta saab oma eluga hakkama ja ta on täiesti vaktsineerimata. Augustis 2021 ta on täiesti vaktsineerimata. Siin ongi see asi, et tihti alguses ongi see, et kuidas see üldse see kommunikatsioon läks alguses lappama, eks ole, oli sellest ju, et tuli see haigus, keegi ei tea, mis see tegelikult hakkab, kui suur suremus meil ees on, mis paanika, kõik see teemad, siis hakkas vaikselt ilmuma, et mõned põevadki kergemalt, eelmises saates ka rääkis, eks ole, oma patsientide kogemusi, et osad nagu saavad sellest nagu kergelt üle, teised siis lähevad nii-öelda seda raskemat teed, eks ole, põevad pikalt, põevad raskelt. Et Helen, kuidas sinu kogemus praegult on, et kui nüüd Irja oma arvamust avaldas, kuidas sinu kogemus selle haigestumise ja kõigega? Praegu üldiselt riigis mõtled? Jaa, et minu kogemus, ma pean ütlema, et tegelikult on jäänud ikkagi endiselt samaks, mis on olnud siiamaani, et me oleme nüüd hästi palju tegelikult testinud, kuna ütleme, hooajalised muud viirused on ka välja tulnud ja inimesed on tõesti nagu köhas ja nohus ikka oluliselt rohkem, nüüd septembri algus just eriti,
et me oleme nagu testinud tegelikult poole rohkem inimesi nädalas, kui me tegime seda nüüd augustikuus ja tegelikult meil see proportsioon on praegu ikkagi endiselt sama, et see COVID-i osa on ikkagi, ütleme, väga minimaalne, et kui see 40 testist on ikkagi 4 tükki on positiivsed ja need ülejäänud siis 36 on mingis muus ülemistingamisteede viiruses, et noh, minu praktika on täna ikkagi jälle ikkagi see, et me ei saa nagu eirata seda, et meil ongi ainult üks viirus ja siis need ülejäänud nagu oleks kuidagi ära unustatud, et ja me kohtlemegi kõiki tatistajaid ja köhijaid nagu COVID-haiget, et ma lihtsalt tahan öelda seda, et see proportsioon nagu hetkel ei ole veel minu nii-öelda praktikas muutunud. See COVID ongi, et ta on väga piirkondlik haigus. Et praegu on Tallinn ja Ida-Virumaa on tõesti heas olukorras ja ma täiesti möönan ja kui me vaatame, eks ole, Tallinna haiglates või vaatame Ida-Viru haiglates, seal ei ole palju haigeid. Ja kui me siis läheme sinna Lõuna-Eestisse, siis seal on hoopis teised olukorrad ja isegi väikestes kogukondades on palju rohkem neid COVID-positiivseid. No mis on nagu väga huvitav, et ega viirused ka teineteist ei salli või üksteist ei salli, et kuidas see COVID, et kas ta ilmselt või SARS koroonaviirus, et kuidas ta kõik üle võttis, et kuidas gripp kadus täiesti ära. Ja see ei ole mitte Eesti fenomen, eks ole, meil on nüüd 2 hooaega sisuliselt. Ütleme, 2020 ikka natuke grippi oli, aga nagu COVID tuli, nii kadus gripp ära ja siiani ei ole tagasi tulnud. Et meil üksikud juhtumid on olnud. Aga tulles korraks siia natuke tagasi alguse poole, te ütlesite just, et suur hulk inimesi, kes on riskigrupis, on täna ikkagi tegelikult vaktsiini saamata, vaktsineerimata. Ja siis on meil ikkagi see, et juba tegelikult räägitakse 3. vaktsineerimisest. Et ma olen natuke vaadanud ja mulle tundub, et see praegult ikkagi põhiline rõhk oleks see, et saada need riskigrupid, eks ole, need, kellel on veel kvaliteetseid eluaastaid, kes kuuluvad riskigruppi, see kuidagi kontrolli alla, see seltskond. Et see oleks nagu fookus, mitte see, et teha nüüd 3. juurde, siis 4. ja 5. Et mis teie ja mina olen ka väga sellega nõus, et 3. doosi saab ka alles siis teha, kui esimene teine tehtud on. Et me peaksimegi, et ütleme ka see 2 doosi on väga head raske haiguse ärahoidmisel. Kõik andmed, mis tulevad, et vaktsiinide see efekt vananeb või väheneb kergemate ja keskmise raskusega haiguste ärahoidmisel, aga kui me vaatame, ütleme, haiglasse sattumist, võtame kas või meie Eesti andmed, et kui meil kevadel sattus 7% COVID-positiivseid haiglasse, siis praegu on see protsent kuskil 3,5%. Ja see on tõenäoliselt suures osas tänu sellele, et need riskigrupid on meil ära vaktsineeritud ja isegi kui nad nakatuvad, nad ei satu haiglasse. Nii et ma olen sellega nagu väga nõus, et mul ei ole väga head retsepti, et kuidas me saame need madalal rippuvad viljad on kerge kätte saada, aga kuidas me saame nende inimeste juurde, kes on 60+ või 50+, või kellel on teada olevad riskigrupid, et nemad, ma usun, et nemad on ka nüüd juba näinud, et mis on vaktsiinide efektid ja mis on kõrvalefektid. Kuidas te hindate seda, et nüüd kas meil on selline võimekus või teadmine Eesti riigis, et tõesti selle nii-öelda personaalmeditsiiniga tegeleda, et me tõesti saame skriinida, et vot, sul on seal kõrge vererõhutõbi, sina oled diabeet, sul on seal kopsu mingid teemad, eks ole, ja nendega nagu nii-öelda otse sihitult tegeleda, või on see rohkem selline lai kampaania, nagu praegu oli, et tule paneme kõik õla alla kõigile, eks ole, süst ruttu ja siis on nagu elu on hea. Minu arust kevadel, kui need vaktsiinid tulid, vaktsiine oli lihtsalt väga vähe, aga perearstid tegid ju supertööd. Et ütleme, mis on Eestis väga positiivne, et enamus Eesti inimesi siiski usaldab oma perearsti või pereõde. Et ma siiski, aga võib-olla see on naiivne mõtlemine, et ma siiski loodan, et kui perearstid ju ise tunnevad ja teavad oma haigeid ja ka nemad usaldavad, et võib-olla kui mina lähen Heleni haigete juurde, nad ei usalda mind ja õieti teevad ka, et sellepärast, et mina ei tunne neid, aga tema tunneb.
et selles noh, vot päris niisugust personaalset vaktsineerimist, ma arvan, seda minu eluajal ei juhtu, aga võib-olla järgmises elus. Seda juhtub, see ju liigub nii kiiresti infotehnoloogia. No, aga ütleme, see, mida ma mõtlen, et me teame, et kes on ohustatud sellest raskest COVID-ist. Seroloogilised uuringud, et noh, et sa tõesti sa tead juba verenäitude põhjal, eks ole, et kuule, et sul on see seis, sul on antikehad olemas. Täna meil on nagu selline laialt, eks ole, me tulistame kõik kuhugi. Küsimus meil nende antikehadega ongi, et me ei tea, mis on see piir. Et ma ei tea, ma ei oska ütelda, kas see 70 arbitraarset ühikut milliliitris on halvem kui 700. Ma ei oska seda, loogiliselt ta võiks olla, aga samas jälle võib olla, et sellel 70 inimesel on väga hea rakuline immuunsus ja mälu, et ta on sama hästi kaitstud kui see, kes 700. Seda ma peangi silmas, et kuidagi jõuda nagu sinna rohkem nagu individuaalse või indiviidi tasemele. Jaa, aga mina mõtlesin pigem seda, et meil on geenid määratud, ma tean, et mind ohustab see, teid ohustab miski teine, kolmas, neljas, et aga sinnani on veel pikk maa minna, aga mida me oleme küll näinud, et ütleme, see on väga vanusega seotud haigus ja kui ma niimoodi võin öelda, see on vanade meeste haigus. Et ütleme, võtame 80+ mehe, tema, kui ta nakatab COVID-isse, siis 40% on tema tõenäosus sattuda haiglasse ja 20% on tema tõenäosus ära surra. Siin on hea küsimus kohe, Helen, sulle, et miks need inimesed haiglasse satuvad? Miks nad satuvad? Miks COVID-i inimesed satuvad? Kui ma teaks, on juba seal? No selles mõttes, et siin on minu küsimus ka tegelikult jälle kohe edasi, eks ju, et kuidas meil selle varajase raviga üldse maailmas on, et selles mõttes nagu, et meile iseenesest Eestis siin ei ole nagu üldse nagu selles mõttes nagu tutvustatud, et see võiks üldse olemas olla, et igaüks siis, kes nagu... Maailmas väga halvasti, kui ma võin ütelda. Just, et miks see nii on ja kas seal üldse on mingit potentsiaali, et kui me nüüd tagasi vaatame, et mida prooviti nagu algul teha, neid preparaate kasutada, kas tegelikult oleks olnud nendel preparaatidel mingisugust nii-öelda väljundit? Et vot, kui me nüüd tuleme tagasi sellele, et miks meil ravimitega nii halvasti on ja tegelikult vaktsiinidega on väga hästi. Mida vaktsiinid meile näitasid, et kui maailm tahab, kui maailm investeerib, paneb oma ajud ja rahad ja kõik kokku, siis on võimalik väga kiiresti väga head vaktsiinid turule tuua. Nii, aga miks ravimitega ei ole seda tehtud siis? Et kuidagi on sest on palju ka arutatud, et miks meil ei ole nagu sellised, ja vaktsiinid toodi ju turule sellepärast, et need baasid olid olemas. Ega siis seda mRNA tehnoloogiat eelmise aasta jaanuaris hakatud arutama, välja arendama. See oli kõik olemas, see oli ainult nagu riiulist võtta, aga me ei ole millegi pärast selle viirusvastase raviga üldse sinnamaani. Ja, aga küsimus ongi, et miks selle vastu nagu huvi ei ole siis, aga see ongi maailma küsimus tegelikult, et sa küsid, miks nad satuvad haiglas, seepärast satuvadki, et me tegelikult ei saa neid inimesi aidata piisavalt varajases faasis, eks ju. Väga paljude ravimiuuringutega ju varasemalt kokku puutunud. Jaa, et võib-olla küsimus on selles, et me alati kujutasime ette, et see äge viirusinfektsioon, et see on väga lühike. Ja ütleme, neid ravimeid, mida on püütud, ütleme, gripi või RSV või ükskõik mille jaoks siin turule tuua, neid on päris palju. Aga siis, kui ma sain lõpuks diagnoosi, sain seda ravimit andma hakata, selle viirus juba läinud. Koroonaviirusega meil on unikaalne olukord, et tegelikult viiruse eritamine on väga pikk ja siin tegelikult võiks viirusvastased ravimid siin ikka peaks olema, väga hästi aidata. Aga Remdesivir midagi teeb, aga ta ei ole imeravim. Ivermectin, mis on hobustausirohi või hüdroksükloroküün või D-vitamiin või mida siin iganes on proovitud, nad ei ole ükski nagu suurtes kliinilistes uuringutes. Nad ei saa üksi nagu ravida seda viirust tõenäoliselt, et seal peab midagi spetsiifilisemat veel juures olema. Aga kas siiski selline varajane kodune ravi, kuidas ta tundub? No vot, see peaks küll teadlikum olema. Kas võib-olla selline mingisugune, ütleme selline kommunikatsioon, et hästi, et võib-olla tõesti ei ole otseselt selle viiruse vastu, aga üldiselt ta ikkagi kaitseb immuunsust, eks ole, tõstab selle immuunsustaset. Et võiks olla mitte nii, et jooge teed, eks ole, nagu mul siin on tassis, vaid et tõesti, et algfaasis või teil on ennetavs kindlasti, aga siis juba, kui olete saanud nii-öelda mingised esimesed nähud, esimeste 10 päeva jooksul kindlasti reageerida sellele mingit moodi, siis te jõua sinna haiglasse. Ja see oleks väga hea, aga ma ütlen, me olemegi, immuunsus on selline tohutu võrgustik ja minu teada midagi niisugust väga head immuunsuse mõjutajat ei ole. Aga kuidas tsinki suhtuda need tsingi doosidesse, et nagu sellele on näidatud viirust pärssivad toimed, kas siis koroonal on ka või ei ole? Ühel
ühel ja teisel asjal on näidatud, aga kui minnakse jälle suurte kliinilisse uuringusse arenenud maailmas, jälle kui no see on teine asi jah, arengumaadest, et uuringuteni meil läheb aega. Ja vitamiinide puudus, tsingi puudus, seal viiakse need tasemed normi ja saadakse paremat efekti, et me oleme tõesti selle viiruste ravis oleme me väga maas. Aga tegelikult olgem ausad, kui paljudel viirustel me üldse spetsiifilist ravi peale, gripi on tegelikult nii-öelda ambulatoorses valdkonnas, eks ju, et tegelikult ei ole, me ei ravi ühtegi viirus spetsiifiliselt, kõik on sümptomaatiline ravi. Just, et ega ei ole, aga tegelikult inimkond on võimas, et kui me räägime C-hepatiidi no see on hoopis teine teema et see on nagu pikk krooniline viirus, mis nii-öelda persisteerib ju väga pikalt organismis ja väga kaua ei olnud mitte midagi. Ja siis tulid läbimurderavimid. Jah, et et selles mõttes ma ei ole lootust kaotanud, aga ma ütlen, et ega me oleme tõesti väga kehvaks jäänud selle viiruste raviga. Vaata, siin ongi, et me oleme mitmes asjas kehvaks jäänud. No meil on paljud asjad. Ajaloolist me olemegi liiga hästi elanud, kogu aeg oleme puinud, eks ole, ja nüüd tuli paanika, nüüd on see etapp. Aga ikkagi neid ravimeid on, neid uuringuid tehakse, eks ole, neid tehakse ju tuhandeid täna, eks ole, ma tean, et ligi mingi paar tuhat uuringut vähemalt on käimas, kus kõik ravivorme, tablette ja teie olete tegelikult ravimiuuringutega kokku puutunud, võib-olla lühidalt, et kui mRNA ja üldse see geenitehnoloogia areneb tohutu kiirusega ja eriti nüüd, kus sinna pannakse tohutud rahasid ja ressursse, eks ole, riiklikult ja investeerimisfondide poolt, siis see ravimi pool, just sellised väikesed uurimisgrupid ja nende alarahastatus, kuidas te arvate, kas see on Euroopas üldse, te olete ju puutute kokku väga kõrgel tasemel Euroopa ravimi nii-öelda selle hierarhiaga? See on õige, et uuringuid peavad ka keegi tahtma teha, eks ole, üks on rahastamine, aga eks me oleme Euroopa arstidena ka, me taha küll nagu öelda, aga suhteliselt nagu mitte väga head uuringute tegijad. Et ütleme ühe niisuguse, ja ma jätan kõrvale, et uuringutes on kohutavalt bürokraatiat ja see on midagi, millega tuleb võidelda ja jätan selle kõrvale, aga neid uuringuid saavad ikka keegi läbi viia, et võib-olla see pandeemia äratab meid ka ellu, ütleme, need inimesed, kes siin pandeemiaga eesriinil võitlevad ja ma usun Heleni samuti oma töös, et ka ta seda ju ei tee palga eest, et seda, siin ei ole praegu, ma väga paljude inimestega, et võib-olla siia ravimiuuringutesse on ka seda entusiasmi vaja, et teeme korralikke uuringuid. Kas Eestis näiteks meil ju haiglasse satub patsiendid, eks meil on tõenäoliselt arstid ju kasutasid alguses veel eriti otsiti, mis see ravivorm on või kuidas me teeme. Et kas on mingi... Eesti arstid on osalenud rahvusvahelistes uuringutes, aga me ei ole väga atraktiivsed, et rahvusvahelised uuringud tahavad, me ei saa panna 100 haiget kuuga, sest meil ei ole neid. Aga me oleme selles mõttes jälle väga korralikud uuringute tegijad, me oleme nagu geneetiliselt korralikud, eks ole, et kui me teeme korralikult, et siin on kindlasti väga palju arenguruumi. Kas meil täna haiglas on mingi protokollid, mis nagu on nii-öelda COVID-patsiendi selline ma tean, et on raviks? olnud, et ma ei tea. Ka kergematel juhtudel, need, kes ei ole veel nii-öelda seal hingamisaparaadi all, et selles mõttes nagu... mitmeid protokolle on ma täpselt nüüd võlgumis kliinikumis. Et ühesõnaga raviga meil on vilets anyway, et selles mõttes nagu ükskõik kus ta on. Ütleme, see dexametasoon on ainukene, mis on ellu... Ja see aitas väga hästi minu patsienti ka mõnesid. Ja see aitab väga hästi, remdesivir ka natukene aitab, aga ma ütlen, ta ei ole selline läbi murderavim nagu... No jah, see on üksikutel juhtudel kasutatav, eks ju. Ma küsin nüüd sellist küsimust ka, mida hästi palju on minul ka küsitud, et võt see läbipõdemise tõend, et nüüd praegu meil see vaktsineerimise tõend, võt see läbipõdemise tõend, et just see, et see antikehade testi alusel või siis neid, et mille alusel, et Euroopas praegu või kuidas see on, et ma saan aru, et uued tuuled nagu suunduvad sinna, et ka läbipõdemine oleks tõend või on tõend. Et ei ole ainult vaktsiini, et praegu kuidagi nagu selline, toimub selliste inimeste nagu selline lõhestamine ja selline vaimne survestamine. Ja see tahaks, ma arvan, et ütleme, kui vaktsiinitõend kestab aasta, siis läbipõdemise tõend peaks ka sama. Need peaks vähemalt sama kehtivusega, jah. Aga kus me täna Euroopas oleme selle teadmisega üldse? Euroopa, mis Eesti tegi ka ettepaneku, et võiks võtta tõesti antikehasid ka aluseks, et eriti need, ütleme, inimesed, kes põdesid eelmine kevad, mitte nüüd sellel kevadel, vaid eelmisel kevadel me teame väga hästi, et teste tehti väga vähe ja siis inimesi ei suunatud testidele, et nad ei saagi PCR positiivsed olla, sest neid ei suunatud sinna.
ja Eesti pakkus selle välja, et seda antikehasid võiks arvestada, aga kuna meil on see Euroopa tervisepass, siis see ei leidnud, seal oli teisi riike, kes toetasid. Ma ise nendel läbirääkimistel ei olnud, et see ei leidnud toetust, aga ma usun, et neid võetakse, et noh, eks me oleme kõik targemaks saanud selle puhanguga. Aga kas meil oleks on mingisugune otsus võetud vastuselt, et see on siis Euroopa Parlamendi tasemel, et nõukogu määruses seisab selline asi ja siin ongi, et hiljemalt 31. oktoober sellel aastal siis tehakse veel uus aruanne selle kohta, et see läbipõdemise tõend siiski oleks nagu ka üks selline dokument. Aga kui kaua, te mainisite, et see vaktsiin nagu mõjub mingi aeg, ta on üldiselt raske haiguse ärahoidmiseks hea asi osadel riskigruppidel, aga nüüd see, et me teame, et ajas selle vaktsiini toime nagu langeb, eks ole, umbes, ma ei tea, paari kuu tagant 5-6-7%, eks ole, ja ta ju aegast oli näha, et vaktsiinid tehti nii-öelda selle alfa-tüve jaoks, nüüd on gamma, deltade vabandus, nüüd selle jaoks nagu meil ei ole, eks ole, nii, ja et kuidas selle vaktsiini nagu aja teljel te näete, et no see on täitsa selge, et ükski organism ei suuda kõrgel tasemel antigeid üleval pidada, et või toota kogu aeg, et kui kaob ära see mõjutaja, siis hakkab ka antikehade kontsentratsioon langema. Et praegu mida näitavad need vaktsiiniuuringud on tõesti, et ütleme selle antikehade tase langeb. Nüüd, kui vaadatakse rakulist immuunsust, siis seal väga suurt langust ei ole näha. Et see võib olla ka nagu põhjuseks, et miks see vaktsiin endiselt kaitseb väga hästi raske haiguse, haiglasse sattumise ja suremuse eest. Kus see vaktsiini efektiivsus nagu jätab soovida, on just, et kergemad haigusjuhud, et need PCR positiivsed või köhadnohud, aga või ka keskmised haigusjuhud, et ütleme see niisuguse raske, ebamugav köha mitu nädalat, et ma küll haiglasse ei satu, aga ega kodus ka väga mugav olla ei ole, et seal, et kas see on nüüd nendest, et ütleme see vahe alfa ja selle delta tüve vahel on väga väikene või alfa tüvi oli Wuhani tüvega väga sarnane, aga alfa ja delta tüve vahel on see efektiivsuse vahel kuskil 10 selle protsendipunkti, et see ei tohiks väga suurt rolli mängida, aga jah, et me peame siin silma tahti hoidma. Ma mõtlegi, et see teine on nüüd see läbipõdemine, eks ole, et ühelt poolt, kui sa saad selle sutsu ära, eks ole, sul on vist aasta on see pass või kuidagi. Ja kui sa ei saa sutsu ja oled läbipõdenud, see on nagu, et öeldakse, et umbes 6 kuud. Kas seal on ka mingisugust muutust näha, et tegelikult need, kes on läbipõdenud ja kuidagi, ma ei tea, et võetakse verd või tõendatakse, et sul ikka on see rakuline immuunsus olemas, et saaks ka pikendada? Ma arvan, et me saame siin ju vaadata nendele andmetele otsa, et üks asi on see, mida me laboris mõõdame, aga teine asi on see, mida me päriselus näeme. Et me saame, need andmeid ju koguneb kogu aeg, meil on läbipõdenud inimesi, meil on vaktsineeritud inimesi, me saame neid vaadata, kas nad nakatuvad, haigestuvad uuesti, kas nad põevad raskelt, et kui meil saab rohkem neid andmeid, et ilmselt see niisugune läbipõdemisega võiks vähemalt vaktsiiniga võrdsustada. Just, et sinna me tahamegi jõuda tegelikult. Me näeme tegelikult, mis oli ja siis me oleme targemad. See ei ole praegu, oleme nagu, kuidas öelda, sellises, natuke nagu enam ei ole paanilises sõjaolukorras, aga siiski meil on alguses ja data tuleb alles 3 ja 5 aasta pärast, missugused on vaktsiini kõrvaltoimed, missugused haiguse läbipõdemise kõrvaltoimed, kui pikalt need asjad midagi üldse mõjuvad. Et meie meditsiin hakkab muutuma. Ja see vaktsiinide kõrvaltoimed, et vaktsiinidel on põhiliselt niisugused lühiaegsed kõrvaltoimed, et niisugused pikaaegseid pole väga kirjeldatud, et võib-olla ühelt poolt, mis see oli ju hea, et me hakati väga palju vaktsineerima korraga ja tulid need harvad vaktsiinide kõrvaltoimed tegelikult väga kiiresti välja. Et praegu viimasel ajal midagi uut ei ole lisandunud. Aga kas ma olen nagu mõelnud sellist asja, et vaata, eestlased tõenäoliselt üle maailma, aga ühelt poolt me loeme hästi palju sellist nagu paanikat, et kes on kaotanud mälu, kõrvakuulmist, seal mingid veel vanemad inimesed reeglina, eks ole, kes on saanud vaktsiini käed valutada, enam ei saa kõndida, et sellised kõrvalmõjud on, aga tihti nendest kõrvalmõjudest inimesed nagu kuidagi, mis ma helistan siin, mis ma teatan ja mis ma seal ikka, et kuidagi ma lähen nagu, minnakse nagu üle, et ainult võib-olla sellised tõesti nagu otsesed kõrvalmõjud, mida tõesti saab otse seostada
need siis kuhugi jõuavad ja nendest siis tehakse mingit analüüsi. Mina ütlen seda kõigile, Ravimiameti kodulehel on vorm. See on väga lihtne vorm, igaüks saab sinna kirja panna, ei ole mõtet kirja panna neid, mida on teada, süstekoha valulikkus või punetus või väike, ütleme päev kestnud palavik. Aga niisugused tõsised kõrvaltoimed, ma kuulen ka, et inimesed, mis te ütlesite, ei kuule ja kõndida ei saa ja seda, ma ütlen, palun, pange need kirja. Ma kutsun kõiki üles. Absoluutselt, see on. Palun inimesed, kui teil on kõrvalmõjud, sest kuidas me saame üldse mingist otsuseid vastu võtta või mingeid andmeid töödelda, kui andmeid ei ole, on lihtsalt selline jutt, et see tegi nii, sellele naa. Et olge head, kui teil on mingisugune asi, pange see lihtsalt vähemalt kirja, vähemalt see on kuidagi kirjas, et oli siuke asi. Nüüd on omaette küsimus, et mis see Ravimiamet või kuidas see võimekus või kuidas nad jõuavad neid teha. Väga hoolega uurivad, nad võtavad, et sinna peab muidugi mingid kontaktid panema, kas või perearsti kontakti ja eks nad püüavad ikkagi välja ja nad hoolega töötavad selle kallal, et väga paljud asjad juhtuvad ka samal ajal, eks ole. Sellist kinnimetsimist teie arvates ei ole? Oi, et tuli, ma ei tea, siin kadus mälu ära. Tead, et see vaktsiinist ei ole, et ta ongi 80, et ta peabki juba mälu kaduma, et päeval X peale vaktsiini 2 nädalat hiljem tal mälu läks. Ei, Ravimiamet väga hoolega vaatab ka rahvusvahelistes andmebaasid, mis on nendele kättesaadavad, mina neile ligi ei saa, aga rahvusvahelistes andmebaasides, et kas kuskilt mujalt on ka tulnud, et võtame selle DTS sündroomi, eks ole, seal tulid ju, kõigepealt olid need Austria meditsiiniõed, eks ole, siis Ravimiamet, Euroopa Ravimiamet vaatas, siis selgus, et aga Norrast on samasugused või oli Saksamaalt samasugused juhtumid, väga kiiresti hakati selle asjaga tegelema, et see on meie pluss, et meil on väike rahvas, meil ei tule nii hästi välja, aga et kui vaadatakse rahvusvaheliselt, et kinni. Aga Helen, läheks nüüd selle sind. Väga paljust inimesi huvitava teemad on just meie noored. Meie noored on ju see, kes hakkab tulevikus seda meie praegult tekitatud kahju või kasu nii-öelda kuidagi ekspluateerima, eks ole, et kas meie hakkame nüüd neid ekspluateerima rahaliselt või kuidagi, aga need noored ja nende tervise säilitamine, parandamine on minu arust täna väga kuum teema, millest me peaks rääkima. Eks me oleme neile heaks näiteks ka muidugi ette, kuidas kriisisituatsioonis käituda, et pigem on see, aga jah, et see noorte teema, et me oleme nüüd doktor Lutsariga siin natuke saanud ka seda paari sõnaga arutada, et kuidas me siis nagu selle noorte vaktsineerimisse ja noorte COVID-i läbipõdemisse nii-öelda suhtume. Ja ma olen aru saanud, tegelikult meil on ikka üsna sarnased arusaamad, et me ikkagi peaks nii-öelda kaitsma riskigruppe ja samas me ei saaks ikkagi välistada seda, et me elame selle viirusega edasi tõenäoliselt kõik oma elupäevade lõpuni, et ega meil sellest viirusest pääsu ei ole ühte või teistpidi, sealhulgas ka noortel ja lastel. Aga maailma statistika meil tegelikult õnneks ikkagi näitab, et lapsed ei ole riskigrupp ja lapsed nii-öelda ei ole tugevalt nii-öelda kahjustatud selle viiruse poolt, et mõned üksikud muidugi juhud alati on iga viirusega, iga haigusega, iga bakterhaigusega, et selles mõttes, et me ei peaks nagu kuidagi väga sellise paanikaga nendele noortele nagu sisendama seda, et kui nad nüüd ennast kohe ära ei vaktsineeri, et siis neid ootab väga halb saatus. Kui me räägime noortest, siis on kaks põhjust, miks me inimesi vaktsineerime. Üks on see, et sellest vaktsiinist on neile väga suur kasu, mis me siis räägime vanemates põlvkondades ja teine põhjus, miks ka vaktsineeritakse lapsi, on ja ka eetiliselt aktsepteeritav on see, et me viiruse ringlust, me loome nagu immuunse populatsiooni, et viiruse ringlus väheneb ja sellega siis on ühtlasi ka riskigrupid kaitstud. Nii et need on üldiselt aktsepteeritavad ja seda kasutatakse laste vaktsineerimisel väga sageli. Aga kuidas me siis seda Iisraeli olukorda nagu selles mõttes tõlgendame, et seal on see vaktsineerituse tase nii kõrge ja ometi nad ei saa oma tsüklist välja? Et kui me räägime Iisraelist, et me oleme kõik endale loonud nagu natuke vale ettekujutus, et Iisraelis on vaktsineerituse tase väga kõrge. Tegelikult Iisraelis on vaktsineeritud 60%, nüüd on nad vist 64 peale küll jõudnud. Et Iisrael sai algusest, nad tegid nende vaktsineerimine, läks väga kiiresti üles, aga Iisraelis on 2 nagu suurt kommuuni, et meil on neid vaktsineerimata inimesi siin, seal, teises ja 3. kohas, aga neil on 2 suurt kommuuni, üks on siis ortodoksi juudid ja teine on palestiinlased.
ja need on ka kommuunid, eks ole, kes, seda ma küll nägin nüüd küll televiisoris BBC-s, kus siis 18 inimest elas, noh, seal oli ema, isa ja siis ülejäänud 16 olid lapsed, erinevas vanuses elasid 3-toalises korteris, et noh, et seal muidugi see haigus ka väga hästi levib, et noh, et seda Iisraeli fenomen on nagu selles mõttes huvitav, et vaadata, et aga nüüd on siin, ma korra lakistan, nüüd on sinna lisandunud siis ka meil ju Island, eks ju, ja siis ka Singapurist räägitakse juba, et Singapuris ka analoogne nii-öelda mudel käib ringi, et Island on hoopis muu kui Iisrael. Islandil oli väga selge, mis siin kevadel juhtus, et noored inimesed, kool sai läbi, elu oli hea, mindi Lõuna-Hispaaniasse pidutsema. Ja Lõuna-Hispaanias oli siis juba koroonaviiruse puhang ja sealt tuli ka veel mujalt Euroopast ja need samad noored inimesed tulid siis Islandile tagasi, aga Island sai selle oma puhanguga väga hästi hakkama. Minu meelest Islandil praegu nakatumine langeb. Ma Singapuri ei ole nüüd tõesti viimastel nädalatel vaadanud. Ma eelmine nädal just panin seda tähele korra, et see tuli nagu ka kerkis nii-öelda päevakorda. Ikkagi, et vaata laste puhul peame väga tõsiselt hindama seda kasu ja kahju. Just, et parem lähmegi selle juurde. Täna jääb ikkagi väga veel, ütleme, arusaamatuks, et kas see kasu siis on ikka nii palju üle sellest kahjust või eeldatavast kahjust, kui me mõtleme noorte meeste spermatogeneesi, kui me mõtleme nende südame-veresoonkonna haigusi, kõiki selliseid riske, millest me oleme mingil määral teadlikud, et kuidas teie kommenteerite seda? Mina ka olin, nagu lapsi hakati vaktsineerima, ma väga muretsesin selle pärast, aga ma olen vaadanud, peaaegu üle päeva olen väga hoolega vaadanud, et kas tuleb mingisuguseid kõrvalnähte, et kuidas see vaktsiin on lastel talutav ja ameeriklased on palju teinud ka terve rida Euroopa riike ja see noorte meeste või niisuguste noored mehed on jah, seal teismelised ja noored mehed, nende müokardiit on siis ainuke, aga see tuli juba kevadel välja, et tõesti tundub, et see vaktsiin ja kui ka vaadata, ütleme, mis meie Ravimiametile on teavitatud, jah, mõned anafülaktilised reaktsioonid, mis võib tekkida igasuguses vanuses, et tundub, et see vaktsiin on laste poolt hästi talutav, et küsimus ongi, et ma arvan, et see on nagu, et me peaksime siiski siin usaldama nagu seda perekonda, et iga pere teeb ise otsuse, sõbralikult muidugi see ei tohi peretülli minna, et kas seda last vaktsineerida või mitte, et ma arvan, et niisugust, Eestis ei olegi sellist kohustuslikku vaktsineerimist, et ma usun, et see on kõige õigem otsus, et vaatame, kuidas see nüüd läheb. Kuidas te hindate näiteks sellist asja, eks ole, et nüüd on praegu osades koolides on nüüd puhangud ja nii edasi, et vaata ongi, et tihti paljud õpetajad on vaktsineeritud ja viirusekandjad tõenäoliselt, neid ei testita, eks ole. Siis lähevad need lapsed sinna, nad saavad selle oma PCR-testi, saavad seal või mingid testi, nad on seal positiivsed, siis on kuidagi lähikondsed, seal kõik nagu pannakse karantiini, et kui suur see, ma ei tea, minul puudub statistika, et mis see haigestumus on, et täna ei peakski mina üldse maailmas enam rääkima testide positiivsest arvust, vaid hospitaliseerimise protsendist ja haigustest. Selle peale see Eesti riskimaatriks läks ka ju hospitaliseerimise peale, nii nagu kui te tähele olete pannud. Aga mis puudutab lastega, siis minu meelest need juhised, mis anti, et lapsed, kui lapsel on sümptomid, siis me teda loomulikult kooli ei saada, ükskõik kas tal on siis koroonaviirus või gripp või mis iganes. Ja praegu tõesti on palju neid, kes on respiratoorsete sümptomitega, on COVID positiivsed, see laps teeb testi ära ja kui tal on test negatiivne, ta käib koolis edasi ja need teised lapsed seal klassis, et nemad ei jää lähikontaktsetena koju, et nad käivad koolis edasi, neid vaadatakse ja minu meelest praegu soovitatakse, aga see on ka nagu pilootprojekt, et kuskil teha teisel või kolmandal päeval pärast selle kontakti, siis teha see üks test. Ja siis antigeenitest. Antigeenitesti sealgu, jaa. Antigeenitest ja praegu vist soovitus on, et see antigeenitest PCR-iga üle kontrollida, aga see on nüüd diskussiooni küsimus. Kas siis see positiivne test üle kontrollida või negatiivsed ka siis? Ainult positiivne. Aga et seal on ka väga palju, me teadusnõukojas ka arutasime ja me leidsime,
et selle üle kontrollimisel nagu väga suurt mõtet ei ole, et me võime öelda, et see laps on, et ta on koroonaviirust, ta põeb teda, ta on siis vastavalt temaga käitutakse ja tuleb kooli tagasi. Et see, ma ei kujuta ette, et kust see niimoodi, et läks, et nii palju on äkki lähikontaktseid. Et mul otse elust on sellest nädalast küll, et meie koolis on täpselt see, et üks laps oli positiivne ja nüüd on otsustatud, et siis terve kooli klassid kõik testitakse ära ja testitakse veel anonüümselt ära ja siis, kui tuleb veel klassis üks positiivne, siis hakatakse veel PCR-il kõigile tegema, et see lumepall on nagu hästi suureks aetud, et see tundub hetkel nagu, et korra saime ka arutada seda, et see on täiesti ebaratsionaalne. See on täiesti ebaratsionaalne tegevus. Oli niisugune soovitus oli antud, et ütleme, et lähikontaktsed on tõenäoliselt selle klassi lapsed. Jah, just, et see ongi nagu see, et see klass just. Ja neid peab vaatama esimesel päeval lausa pärast lähikontakti seda antigeenitesti ei ole vaja teha, aga ütleme kuskil teisel, 3., 4. päeval tehakse see antigeenitest. Ja seal vist antakse see soovitus küll praegu, et kellel on positiivne, siis sellele tehakse PCR. Ja see on niisugune, minu arust on praegu antigeeni. Aga kas siis testitakse siis terved klassid, need, kes on nii-öelda seal lähikontaktsed, testitakse need, kellel on sümptomid, et selles mõttes siin oleks ka meil nagu jälle hea tegelikult selgust teha, et keda me siis testime. Praegu vist on niisugune pilootprojekt ja mina sain niimoodi aru, et praegusel ajal septembrikuus testitakse kogu klassi ja vaadatakse, et kui sealt väga palju ei tule, siis seda taktikat muudetakse. Et neid, kui see, ütleme, kui see klass on seal kuidagi kahes grupis või ei ole üldse lähikontaktsed, siis neid muidugi ei ole. Aga see on kooli enda otsus siis, kuidas ta teeb või? Ei, see on ikka üldised nõuded on kõigile antud. Minu meelest Haridus-Teadusministeerium tegi väga selged nõuded seal. Okei, ja see on immunoprofülaktika komisjoni poolt ka selles mõttes nagu heaks kiidetud need nõuded või kuidas sellega on? Tervisamet tegeleb sellega? Tervisamet on nõustanud ja Tervisamet, et praegu ilmselt on ka see, et ütleme, kõigi idee on, et koolis võimalikult teha kontaktõpet või lähiõpet, et mitte distantsõppele kergelt kedagi saata. Et pigem saavutada karjaimmuunsus. Ei, see ei ole. Kui isegi levib või lihtsalt, see ongi lihtsalt, võtame. No tegelikult seda peaks ikkagi võtma nagu tavalist viirushaigus selles mõttes, et me ei saa kõiki kogu aeg ära isoleerida, et see oli nagu meil nagu see ühine arusaam ka. Loogiline, see perede, mis toimub see stress ja siis see kogukondade vaheline stress. Ega keegi, mina olen niimoodi aru saanud, vabandust, ma toon mõtteid vahepeal ka mujale. Meil ei ole Eestis tegelikult nii, nagu inimesed arvavad, et meil on vaktsineeritud ja vaktsineerimisvastased, vaid pigem on meil vaktsineeritud, aga siis on meil inimesed, kes veel vaatavad, kes jälgivad. Sest põhimõtteliselt väga paljud vaktsineerimata inimesed, nad ei ole vaktsiinivastased, vaid nad ei ole vaktsineeritud, kuna kas ei ole piisavalt veel nende jaoks arusaadavat informatsiooni, 2, nad tahavad näha pikaaegseid, kauaaegseid tulemusi, vaatame. Osad ootavad, et saaks haigestamist, saaks parema immuunsuse. Seal on väga erinevaid põhjuseid, et minu arust selline rumal sildistamine, et vakserid ja antivakserid ei ole, pigem nagu oleme nagu koos, oleme targad, oleme rahulikud ja jälgime. Osadel inimestel õigus vaadata, teistel on, kes tahab, teeb süsti ära. Jumala eest on, aga kõige tähtsam on saada siis need riskigrupid kontrolli alla ja vaadata nende elukvaliteeti ka. Ja ma ütlen, et need kahtlejad on need, nii nagu ma ütlesin, et vaktsiinidel ei ole reeglina pikaaegseid kõrvalnähte, aga ma tahaks nendele kõhklejatele ütelda, et helistage oma perearstile või pereõele, et küsige, et miks te kahtlete. Et mis see, ühel on üks mure, teisel on teine mure, et ma täiesti saan inimestest aru, et kui inimene nagu kahtleb või tal on hirm, et me ei saa ütelda, et ära ole hirmul, et see ei tööta. See ei tööta, aga toimub ju see, vabandust, et see hirm on nii suur, eks ole, ja nüüd te ütlesite ka, et peres me peame seda koolilast vaatama nagu rahulikult, et pere tasemel ei tekiks suuri seda nagunii aga seal tekib klassi tasemel, seal tekib ütleme kõikide kihtide ja kõikide nii-öelda huvigruppide tasemel. Mida teie soovite? Mina ütlen, et ma ütlen enne selle, et ütleme, et me peame nagu mõistma
me ei tohi nagu, et ütleme, kui on mõni laps või mõni pere on, kes võtab seda mõtlemise aega, me ei tohi seda hukka mõista ega teistpidi ka hukka mõista, et ütleme, kui mõnedes koolides on väga palju vaktsineerituid, siis ei tohiks neid mitte vaktsineerituid hukka mõista ega ka vastupidi, eks ole. Et me, ja ükskõik kas me räägime COVID-i vaktsiinist või millest iganes. Et no me ei tohiks sildistada. Sest siiamaani meil ei olegi seda probleemi olnud, aga nüüd tänu selle COVID-ile meil on see probleem lihtsalt nii aktuaalseks tekkinud, eks, et vanasti nagu ei olnud teema, kas see laps vaktsineerib ennast MMR-iga 13 aastat koolis või mitte keegi ei teinud sellest mingit numbrit, eks ju nii-öelda. Aga mis ma tahaksin öelda, et jah, et see ongi nagu see, et mis minu mure on tegelikult perearstina on see, et jah, et inimestel on hirmud, inimestel on mured, inimesed kardavad, aga tegelikult mina arstina tegelikult ei saa neile ka öelda, et see mRNA vaktsiin, kuna me selle kaugtoimed ei tea, ma ei saa neile 100% öelda, et noh, et selles mõttes, et ma ei saa võtta seda vastutust, et selle eest, mis temaga nagu tuleb või kuidas see vaktsiin nagu pikas perspektiivis käitub, et kas te nagu on selles mõttes nagu selliseid teadmisi, et kui kaua siis see mRNA vaktsiini see ogavalgsel organismis nii-öelda istub, produtseerib ennast ja millal see reaktsioon nagu maha nii-öelda langeb seal kehast ja millal see organism siis taastab oma sellise normi oleku uuesti? No see ei kesta väga kaua. Et see on nagu see koht, mis on nagu järelkajad sellest võivad olla. Noh, mis see mRNA vaktsiin on ju nagu retsept, et annab organismile, kuidas seda ogavalku toota. Seda küll, et ta toodab seda ogavalku, aga kui pikalt ta teda toodab ja mis ulatuses ta teda toodab, et see on nagu see. Suhteliselt ruttu ära, nii nagu selle viirusinfektsiooniga, et ega meil ei ole väga kaua see viirus ei pea meie immuunsüsteemi ärritama, aga see antikehade tootmise teeb siis juba meie oma organism ja ta saab, tal on see nagu retsept või tal on see mälu olemas. Ma arvan, see on see, mida inimesed tegelikult kõige rohkem kardavad. Et kas see läheb mingi pikaajaline tootlusorganismi või selles mõttes, et kas ta tekitab pikaaegset põletiku ja nii edasi, eks ju, et need on nagu need küsimused. Selliseid asju ei ole ja ütleme, see mRNA tehnoloogia, ega tema ei ole ka, et ta tuli, see Ungari, ma ei saa tema nime ütelda, ta tegelikult üks Ungari naine oli ju see, kes selle mRNA tehnoloogia välja töötas esialgu ja ta Ungarist läks muidugi Ameerika Ühendriikidesse ja seal on väga palju karisid olnud, et need karid olid õnneks selleks ajaks jaanuaris 2020 juba kadunud, aga seda 20 aastat on seda tehnoloogiat. Aga miks meil varasemalt pole selle tehnoloogia ja vaktsiine tegelikult nagu nii-öelda käigus olnud? Seda tehnoloogiat töötatigi välja. Et see tehnoloogia oli nüüd nagu jaanuariks, tegelikult taheti hoopis vähjaravi sellega teha. Seda me oleme kuulnud, jah. Et lihtsalt see või ütleme, see viirusvektori tehnoloogia küll tegelikult Ebola vaktsiinides juba oli kasutusel. Nende noortega, ma tulen ikka selle just, et lähme ikka nende noorte juurde tagasi, sest need on meil valupunkt. Kas meil on niimoodi, et me peame selliseid kampaaniaid tegema, kuidagi nagu survestama noori vaktsineerima, et siin on hea, et siin koolis on see ja siis te saate preemiaid ja kuidas te üldse suhtute meie, mis meil oli? Et kuidas te suhtute sellesse, mis meil tegelikult augustikuus tekkis siin riigis? Inimesed nüüd võtame rahulikult, noored reeglina ei haigestu, nagu mina olen aru saanud, tõsiselt ja raskelt, vaid nad põevad selle koroona läbi nagu iga teise viirushaiguse, enamus juhtul ma loodan, et kas siis nagu on vaja sellist tohutult sund või hirmutamisvaktsineerijat või kampaaniat või mingeid lööklauseid või asju või kuidas? Ma arvan, et seda kas see viib asja edasi? Jäätiseid või mis asju jagati välja, et see kindlasti ei ole üldsegi ühegi seadusegagi, et see no see olid iPadid ja suuremad asjad ka, et isegi minu poiss ütles, sellepärast ma küll läheks kohe. Et sellega Ravimiamet ütles, et see ei ole, nagu see ei käi ravimiseadusega. Aga see oli nii massiivne see kampaania ja seda ei suutnud pidurdada nagu praktiliselt mitte miski, et nüüd vist on natuke tagasi tõmmatud, aga see, mis käiguga ta käima läks, see lumepalli efekt oli ikka väga kole. Ma arvan, et noored on meil üsna targad ja meil peaks nagu noortega... Tegelikult mina julgeksin vastu vaielda, sest... Aga kas me peame noori vaktsineerima? No ma ütlen, et me peame või see on nagu hea variant? Ma arvan, et see on mõistlik variant selles mõttes, et kui me tahame sellest viiruse ringlusest lahti saada, jällegi noor on, mis me noorest räägime, eks ole, noor täiskasvanu, ütleme 20-aastane
et võib-olla oleks tal päris hea, kui tal oleks antikehad, et ta ei kanna seda, noored on kõvad viiruse edasikandjad. Et seda me oleme nüüd 2 suve näinud, et ütleme, minul käib üle jõu olla hommikul Tartus, lõuna ajal Tallinnas ja õhtul Pärnu sööklubis, et see käib minul üle jõu, aga noored inimesed niimoodi käivad ja niimoodi ka seda viirust ka ühest kohast teise edasi kannavad, et selles mõttes, et need noored inimesed seda viirust ei viiks riskigruppidele, sest ega kõike vanaemadele, aga räägime siis sellest ka, et see vaktsineeritud inimese viiruse kandlus, et kuidas sellega siis ikkagi tänapäeval on, sest meil on ju 2 arusaama, eks ju, et osad ütlevad väga minimaalselt kannab, et tegelikult see nagu kaitseb viiruse kandluse vastu, siis jälle tuleb teine see, et nad kannavad täpselt sama palju või isegi rohkem, kui nii-öelda seal on ka tõendid ja uuringud taga, et tegelikult jälle me oleme 2 leeris, et seal ei ole ühtegi küsimust meil täna, kus me ei ole 2 leeris. Jah, ma arvangi, et meil ongi 2 leeri palju sellepärast, et meil on teadmisi liiga vähe, eks ole. Ja aeg on liiga lühike olnud. Aeg on liiga lühike, et neid teadmisi luua, mida mina olen nüüd näinud neid andmeid, et jah, et vaktsineeritutel, et kuidas seda välja kasvatatud viirusega töid on väga vähe olnud, kus viirust nüüd ütleme ninaneelust on välja kasvatatud. No seda me ju ei teegi tegelikult ju. Ega PCR ka seda ei tee ju selles mõttes. PCR ei tee, aga ütleme teaduslaborid seda teevad ja selles on üks Hollandi uuring on, kus on meditsiinitöötajatel siis ka viirust välja kasvatatud, mis näitab ka, et vaktsineeritul on elusviirus, mitte ainult see CT-number, enamus käib. No mis ongi loogiline, et tal ikkagi on see, sest ega ta kohe ju nii-öelda antikeha ei tule talle külge. Mida on nüüd ka mitmed grupid näidanud, et ütleme, kui see loomulikult ega viirus, kui ta on seal kaugel, tema ei tea, kes meist on vaktsineeritud ja kes on vaktsineerimata, ta ründab meid kõiki. Ja nii minu kui teie ninaneelu satub see viirus ja selle vastu siis mina olen vaktsineeritud, minul antikehad tulevad ja hakkavad seda viirust. Aga millal need umbes tööl hakkavad need antikehad ja kui ruttu nad selle viiruse ära neutraliseerivad, sest seal on ka jälle jutt see, et kuni nädal on mõlemil. Ma ei tea, kas see on vastab tõele? Uuringud on näidanud vaktsineeritutega, et vaktsineeritute see viiruse koormus või see CT-number püsib väga lühikest aega. Et isegi kui see vaktsineeritu on, et kui tal on see viirus kurgus või ninaneelus, siis püsib väga lühikest aega. Et olulist, ütleme, ühel vaktsineerimata inimesel on see siiski 10 päeva. Palju vaktsineeritul on? Kuskil 3-4 oli nendes Hollandi ja Singapur. Nädal 10 päeva. Jah, et see on väga suur vahe. Ja teine asi, mis... Aga see esimestel päevadel ta ikkagi on nakkusohtlik? Esimestel päevadel võib olla, jah, seda ei saa päris... Et see on ka jälle see, kus meil nagu jälle see nii-öelda 2 leeri tulevad, eks ju. Aga võt, kui me võtame, et vaktsineeritu on siin esimestel päevadel lühikest aega nakkusohtlik ja teiselt poolt tuleb siis see vaktsineeritu teine, kellega ta siis koos on, see on ka vaktsineeritud, kes võtab ka halvemini vastu, et siin tekib see nagu... No et see efekt ei lähe nagu lumepalliks kätte ära nii-öelda. Efekt ei lähe, et kui see vaktsineeritu satub nüüd sinna kogukonda, eks ole, kus on teised on ka vaktsineerimata, kes on vastuvõtlikumad, siis muidugi on, et jah. Aga näiteks selline asi, et kas on teada, kui palju meil on läbipõdenud patsiente, kes on uuesti nakatunud? Kas meil täna on mingit infot sellise? See info on olemas, neid on väga vähe, aga neid on olemas. Ja ütleme ka, kui võtame seda maailmakirjandust, siis seal on ka, ütleme, kui me jälle jätame kõrvale nüüd väga vanad inimesed, et üks Taani töö oli siin natukene juba aega tagasi, see oli kevade poole, siis nad näitasid, et 80+, et seal oli neid kordub nakatunud ja ütleme niisugune immuunkomprimeeritud inimesi, aga on ka nakatunud inimesi, ma tean ka inimesi, kes on nakatunud ja vaktsineeritud, no erandjuhti on alati, eks ole. Neid on jah, sest mul endalgi on olnud. Kes on vaktsineeritud ja saanud haiguseks. Ja mul olidki augustikuus 3 tükki olid täpselt need, kes olid ikkagi suhteliselt raskelt haiged, küll kodus, haiglasse ei pöördunud, aga nad kõik olid vaktsineeritud topeltvaktsiiniga ja teised olid sellised, kes nagu ikkagi läksid kergelt üle sellest loost. Mina tean juhtu ka, kus inimene on olnud vaktsineeritud, ta on põdenud vaktsineeritud ja põeb veel uuesti. No just, et tegelikult see on ikkagi kokkuvõttes ikkagi väga individuaalne, kes ja kuidas, et siin ongi nagu see, jah, et... Siin me jõuame näiteks sellise küsimuseni ühiskonna tasemel, et täna meil on need passid, eks ole, ja võt, et need, kes on terved või kellel on nii-öelda läbipõdemine, nemad on nagu välja tõrjutud sellist ühiskondlikust elust ja need, kes on siis nii-öelda saanud sutsu, et nendel on lubatud.
ja samas nagu neid, kes on sutsu saanud, ju keegi ei kontrolli, eks ole, me teame, et nad võivad ka levitada, just oli juttu. Kuidas siis nagu see, kus see tasakaal oleks, et kui me avaksime nüüd näiteks teie arvates, no ütleme nii, toome sellise asja, et avame selle riigi, tuleme nüüd tagasi sellesse, ütleme, et 2019 normaalsusesse, eks ole. Ja ütleks, et pulge sõbrad, et tegelikult ei ole vahet, et ikka see sama normaalne käitumine, kui sa oled haigusnähtudega, püsi kodus, kui sa oled see, eks, tee seda, aga kas me saaks siis seda nii-öelda seda Rootsi mudelit nüüd kasutada siin? Inimesi ja kuidas see viiruse puhul siis nüüd, kui nii paljud on juba läbi põdenud ja vaktsineeritud, et miks me üldse piirame? Ütleme, mida me näeme nendest seireuuringutest, et 70% inimesi on meil antikehadega. Mis on juba päris hea ju. Mis on juba päris hea ja mis oleks olnud väga hea, kui meil seda delta tüve ei oleks tulnud. Et kui meil oleks see vana Wuhani tüvi, siis olekski ju kõik lahendatud olnud, aga elu ei ole nii lihtne. Et jah, et ilmselt need, kes on läbi põdenud ja vaktsineeritud, peaksid saama võrdselt selle vaktsiinipassi. Et kindlalt need vaktsiinipassid on niisugune ajutine, et ütleme, kui meil on palju inimesi juba nende passidega, siis ei ole mõtet seda kontrollida, aga mulle väga huvitavalt öeldi täna, et meil on nagu ära lõppenud need pidude, võib-olla pidusid ka on väga vähe, aga see, millega siis häda nähti oli, augustis olid need pidude kolded, need on nagu väga minimaalseks jäänud ja nüüd on siis tulnud siis koolide ja hooldekodude kolded on siis praegu millega, kus... No seal, kus on inimesed koos, seal need kolded tekivad, see on täiesti selge. Näiteks olema, ma tulin näiteks selle hooldekodu teema, kuna see oli niisugune meedia inimene, seal juhtus sellist asju, et kas ka selline asi, et tõesti, et kus need riskigrupid nii-öelda rohkem koos on, kas seal ei peaks või võiks mõelda selle peale, et need, kes on vaktsineeritud, võiksid ka ennast aeg-ajalt ikkagi testida üle, vaadata, et nad oleksid sellele vanemale inimesele, kes seal on kellegi vanaema, et oleks talle ohutu või vana isale. Hooldekodud tegelikult teevadki ja ühes hooldekodus, ma ei ütle nime sellepärast, et ma võin eksida, et ühes hooldekodus ma tean, et see nagu puhang tuligi välja, et tehti lihtsalt niisugust rutiinset testimist, mitte et keegi oleks haige olnud, et jah, et hooldekodud on jah, eks ega me seda hooldekodude asja teadsime ju enne puhangut, eks ole, et see puhang tõi, võib-olla see koroonaviirus on nagu hea sotsiaalne luup, kes tõi selle võib-olla päevavalgele, aga ütleme, ma toon alati ülikooli kliinikumi, seal nagu suuri puhanguid ei ole olnud, nad on väga hästi osanud seda hoida oma personali, hoida ka teisi haigeid, et ilmselt seal hooldekodudes ka, et just seda infektsiooni levikut nagu vältida, et võib-olla ta sisse tuleb. Millal me nendest passidest võiks loobuda teie arvates? No ma arvan, et kui meil on paljudel inimestel passid käes, siis ei ole nendel ju enam mõtet, eks ole. Kas see vaktsineerimise tase, mida praegu räägitakse, peab natuke vaata, meil on hästi erinevad vaatajad, et ühed on poolt ja vastu, ärge olge kellegi poolt, kellegi vastu, meie räägime asjast. Ja point on sellest, et mulle tundub, et vaata, et kas me saame nüüd lähiajal öelda, et ühelt poolt suuretsetakse, 70% elanikust peavad olema vaktsineeritud ja kõik see on nagu selline nagu võiduoguse selline klapid või võime natuke laiemalt vaatama hakata ja mõelda, aga teate, et tõesti, et meil on vaata nii palju läbipõdenuid juba, nii palju vaktsineeritud, teda avame, et midagi ju ei juhtu, et meditsiinisüsteem saab hakkama. Seda 70 ei ole, see ei ole ka laest võetud number, et mulle lihtsalt 7 ja 0 meeldivad või teadusnõukojale. Et me see kaalutlus põhinebki sellele, et vaat see delta tüvel on väga kõrge see R0 number ja see, missugune protsent ühiskonnast peaks olema immuunne, sõltubki sellest, kui nakkav üks viirus oleks. Ja kui see Wuhani tüve, tema R oli kuskil 2, siis tuli see 70% välja, see oleks ilmselt Wuhani tüvega rohkem kui küllaldane olnud, aga meil ei ole Wuhani tüve enam. Aga delta tüve R on tõesti 5-8 ja meil peaks olema kuskil 85-90% inimesi antikehadega. Ükskõik, kuidas nad siis need antikehad on saanud. Ja meie arvutused, mis praegu näitavad, et meil on kuskil 15% täiskasvanud elanikkonnast niisugusi, kes on läbi põdenud ja kes ei ole vaktsineeritud. Ja laste hulgas on ilmselt 20% lastest on läbi põdenud, ma võtan alla neid 12-aastaseid, keda siis vaktsineerida ei saa. Et kui me sellest arvutame, et kui me 70% elanikkonnast saame vaktsineeritud ja sinna lisanduvad siis veel need
kes on läbipõdemisega saanud selle, siis me oleme heas seisus. Aga loomulikult ükski protsent ei ole ju kivisse raiutud. Kas niimoodi ei ole, Helen, et ma toon enda näite näiteks, minu puhul oli nii, et mina põdesin seda, eks ole. Aga siis, kui ma helistasin perearstile, siis ütlesin, et kuule, ma siin ikka olin nagu haiges, ma ei ole maitsetundlikult ja asja olin, et peaks tegema seda testimised, kas ma olin või ei olnud, sest ega sel ajal ju keegi sind ei tahtnud, kõik ütlesid, et stopp, ära tule jumala eest, eks ole, kodust välja, püsi. Pärast see teema nagu lahtus ära. Ja neid inimesi on palju, kes ei ole PCR testitud nii-öelda. Just. Et me tegelikult no see on see antikehade teema. Tegelikult paljud ei pöördu, nad ei viitsi testida. Ma rääkisin selle seireuuringu just, et see on kus võeti randomiseeritud, kes aga sinna sattus. Tartu Ülikoolis seda tehti päris mitu ringi. Ja ma ütlengi, et need 15% nendest pooled teadsid, et nad on COVIDit põdenud ja pooled ei teadnud. Mis tegelikult on ikkagi see, et asümptomaatilist ja sellist kerget põdemist on ikkagi väga palju. Ikkagi, selles mõttes, et... Ja pooled siis ei olnud passid üldse teemaks. No just ja... Väga paljud inimesed on jäänud passita, nad küsivad mu käest, et kuule, et aga kus see õiglus see on, mul on olnud, aga mul passi... No nii ongi, see on... See kahjuks on natuke võib-olla... No seda tuleks ikkagi ringi vaadata. Nii-öelda laiemalt mõelda seda kogu kontseptsiooni, eks ju. Iga päev tuleb midagi ringi kas meie valitsus on valmis nagu nende otsustega nagu nii-öelda olema nagu fleksibiilsem ja dünaamilisem, et praegu jääb küll mulje, et nad on nagu väga-väga jäigad igas oma nii-öelda otsuses. Et tegelikult ongi, siin on nii palju tahkusid, eks ole, et ühelt poolt vaatame, mis Taanis juhtub, Ühendkuningriik, nemad on väga kõrge vaktsineerimise tasemega maad mõlemad ja Ühendkuningriik ka. Aga Inglismaa lapsi ikkagi alla 16 ei vaktsineeri ja isegi 16-17 on ühe doosiga. Et selles mõttes, et alla seda nad ikkagi ei puutu veel. Inglismaal, et olla päris aus, Inglismaa immuniseerimise komitee ütles, et see kasu lastel on marginaalne 12-15, ma räägin, aga ütles, et kui valitsus leiab, et ütleme koolide lahtihoidmise või ühiskonna lahtihoidmise. Aga kas nad siis survestavad neid lapsi nii, nagu meil on survestatud? Tegelikult meil on survestatud lapsi. Ma tean, et Inglise valitsus võttis eile või üleile, kuna see Boris Johnson oma talveplaani esitas. Ja seda ma nägin, ma vaatasin ka seda just. Siis nad võtsid selle 12-15 ka soovituse, et see ei ole mitte immuniseerimiskomitee soovitus, vaid valitsuse soovitus ja valitsus on seal ka... Aga Inglismaal ma olen aru saanud, et neil seda koroonapassi nagu lükati praegu tagasi ja jälgitakse nagu ühiskonnad asi hakkab liikuma, siis see on nagu reservis, et see ei ole nagu absoluut. Jah, Inglismaa lükkas selle tagasi ja ma ütlen, et ega kõik nagu testivadki, et ma ei ütle ka, et me oleme täiesti valitsusele ka öelnud, et ühtegi niisugust uuringut jälle selle kohta ei ole, et koroonapass on väga hea või väga halb, aga meil on nagu võimalus seda maailmale ka seda teadmist pakkuda ja ega me lähemegi nagu katsetamise teed, et... Aga Rootsi, kuidas Rootsis on, et seal oli ju ka vaata, et algus oli nagu suht lahti ja kõik... No seal on tegelikult kogu aeg. Ja nüüd ma vaatasin pärast seda, kui sa tookord küsid mu käest, ma ei olnud Rootsiga eriti kursis olnud, aga... Rootsit peab ka, kui vaadata, ütleme seda stringency indeksit, siis meie oleme Rootsist paremad. Meil on tegelikult on olnud piiranguid vähem kui Rootsis. Rootsis on ürituste piirangud. No ürituste piirang oli ka ülejäänud, kõik neil töötas selles mõttes, kodus nad pole kunagi istunud. Piirang, ma ei ole nüüd ka viimasel amus. Ei, praegu neil ei ole üritusi. Ja nad ikkagi, ma rääkisin oma selle tuttava arstiga seal, kes on ka perearst, ja ütles, et nemad nüüd hakkasid vaktsineerima 16+, nagu alla 16 nad ei vaktsineeri lapsi ja 16-17 nagu on ka nüüd neil lülitatud sinna vaktsineerimist nii-öelda soovitusse, aga alla selle nad hetkel veel ei tee. 16 selles kandis nagu vaktsineerimisega või võiks lapsed praegu välja jätta? Ma arvan, et see 12+ on pigem nagu see, et kus me võiks mõelda 12-16, et seda gruppi vast ei oleks mõtet survestada, ma ei tea, kuidas doktor Lutsar arvab. Ma arvan, et survestada ei ole kedagi vaja, aga ma arvan ka, et teiselt poolt see on siiski, kui perekond otsustab, me ei tohiks no seda küll, ei, võimalus on olemas. Teistpidi seda hukka mõista. Ja, ei, võimalus on ju kõigil olemas tegelikult. Võimalus on olemas ja mina väga huviga vaatan, et kas see on üks võimalus, kuidas me saaksime koolid lahti hoida. Aga veel väiksemate laste, vaata nüüd on litsentsid nii-öelda või load saadud ju veel väiksemate. Ei ole. Veel ei ole, õnneks veel ei ole. Aga need on töös. Ei ole. Need on töös, jah. Ja, et uuringud käivad.
need käivad. Ja missugune see doos tuleb ja missugune see skeem tuleb, me sellest praegu see on täitsa eraldi vaktsiinid, ma saan aru nende jaoks, mis tulevad. Nende jaoks kindlasti ei minna enam selle täiskasvanute vaktsiiniga, seda kindlasti. Ja vaatame, Iisrael ütles küll, et kui on väga haavatavad ja seda oleme meie ka ütlenud, et mõned niisugused immuunpuudulikud lapsed, keda on vast ühe käe sõrmedel üles lugeda ja kus vanemad on väga mures. Need on teised teemad, aga just küsimus on nagu selle massi osas, et kas seda massi nagu survestada iseenesest on nagu mõistlik laste nii-öelda riski ja kasvu osas või siis kuidas me nendele nagu läheneme ja see masstestimine ka, et ma ikkagi tuleks selle juurde koolis tagasi, selle masstestimise klassid, masstesti iga esmaspäev, kas see on mõistlik? Et see on, ma tean, et Saksamaa on seda teinud, ma ei ole... No see on seesama, mis meil üritatakse nüüd teha järgi, et kas see on nagu tänases seisus mõistlik? Näinud, et kui me räägime kahte suurt riiki, inglased ja sakslased, siis inglased on kohutalt head publitseerijad. Et nemad teevad midagi, nad ka publitseerivad. Aga kas nemad on masstestinud oma lapsi? Nad midagi tegid seal ka selle laine ajal, kevadse laine ajal? Nemad on teinud seda, et nad on, ütleme, lähikontaktseid, siis osad koolid saatsid nad koju, jätsid koju ja teised lassid siis koolides edasi käia, aga testisid neid lähikontaktseid. Aga siis ühe korra või kuidagi pidevalt? Minu meelest nad testisid kas 1 või 2 korda nädalas, ütleme see lähikontaktsus üle nädala ei kesta ka. Ja nemad leidsid, et tegelikult see esiteks, et nakatumine oli suhteliselt väike 1,2% või mis neil oli ja ei olnud suguligi suurem nende hulgas, kes koolis edasi käisid versus siis need, kes kooli ei tulnud. Aga ma ei ole nagu tõesti leidnud Saksamaad, et missugused need tulemused on see koolide masstestimisega ja seda peaks tõesti vaatama. Aga kuidas te suhtuks selliste teadmiste, kui saate teada, et tegelikult nüüd ikkagi aasta lõpuni võetakse ühe kooli kõik klassid, iga esmaspäev testitakse kõik nagu nii-öelda nulltolerantsiga ära, kas on vaktsineeritud, vaktsineerimata, nad on... Kui see on uuring ja selles luuakse andmeid ja seal on informeeritud siis on see nagu iseenesest. Ja ma arvan, et see on päris huvitav, et me saame teadmisi juurde, selle vastu mul mitte midagi ei ole. Aga need uuringul on, eks ole, eetikakomitee load ja kõik niisugused asjad, mis uuringu juurde kuuluvad, et me ei ole väga head uuringute tegijad olnud. Jah, aga ütleme, et kui see ei ole uuring, et ütleme, et see ei ole uuringu eesmärki, et kas siis nagu asümptomaalsete laste nagu nii-öelda skriinimine, see on vist selle nimi siis, eks ju, et kas see nagu on siis nagu mõistlik? Ütleme, kas see on nagu mõistlik, et ära hoida neid koldeid või on meil mingid muid variante, mida seal nagu välja pakkuda? Ma arvan, et lihtsalt... võib-olla sellel oleks mingisugune mõistlikkus, kui meil ühiskonnas on hästi palju seda nakkust, võib-olla siis ma veel saan natuke aru, aga meil, ütleme, seda ühiskonnas on praegu Lõuna-Eestis, aga ütleme, kui me räägime... Aga et leida seda nüüd seda nööpnõela seal teinapuhjast, selles mõttes esimene ring on meil ka nii-öelda isiksustamata, mis on see, et nad on täitsa pimedad testid ja me ei tea, kelle testid need positiivsed tulevad ja siis järgmine ring on kõigile nendele nii-öelda klassilastele kohe siis PCR otsa, et see on nagu see mudel praegu hetkel. Kui see on nagu uuring, ütleme, siis on eetikakomitee lõba, informeeritud nõusolek, me saame teadmisi, me saame kas või ütelda seda, et sellel ei ole mõtet teha, see teadmine on ju ka väga oluline. Okei, aga siin ongi, et kuna proua Lutsaril aeg ja Helen on nagu limiteeritud ja mul, et võib-olla hakkaks vaikselt kokku võtma otsi, et Helen, 3 sellist tähelepanekut täna. Kogu selle teema kohta, et sellist suurt asja, mida sa tahaks, et me oleks võib-olla varem saanud teada või oleks tahtnud muuta midagi. Või et kuidas sina täna näed seda üldse 3 sellist nagu baas? No mina näen, minul on oma arvamus olemas, aga selles mõttes ei pruugi üldse ühtida ühiskonna arvamusega, see on täiesti selge. Aga me räägime siin vabalt, sest tänast ühiskonda peab iseloomustama ausus. Jah, see on number 1 tegelikult, kuhu me tegelikult oleks taht täna siin jõuda. Et ongi tegelikult, et mis mul on nagu see lugu, et hakkame kuskilt pihta, et mitte aega raisata, et kuna meil on nüüd tekkinud ka selline arstide grupp, eks ju, kes on nagu ikkagi nii-öelda hakanud juba nii-öelda julgema midagi mõtlema ja midagi ütlema, et siis minul tegelikult on veel professor Lutsarile selline küsimus ka, et miks te arvate, mis on see, miks meie arstid täna ei julge selles mõttes avalikult tulla, mitte kaamera ette, aga lihtsalt, et nagu kas või oma vahelgi selles mõttes laskuda diskussiooni, et meil täna nagu tundub, et meil jääbki nagu diskussioonist pigem puudu.
et kas teile tundub see ka nii või see tundub ainult mulle nii? Võt, minul on nagu see hea võimalus teadusnõukojas. Just, et teil on oma punkt seal, kellega te diskuteerite. Aga kuidas teile tundub sealt väljaspoolt, et kui palju arstid teiega diskuteerivad ja kui avatud nad on ja kuidas nad nagu tunnevad ennast? Ma arvan, kas teil on mingid signaali sellesse? Diskussioon on ju see, kus tõde sünnib, eks ole. Et see on nüüd selle pandeemia tõesti ka üks kaasnäht on see, et me vanasti saime ju, me tulime mingile konverentsile kokku, eks ole. Ja me saime arutada asju. Ja me olime seal kohvilaua taga või õhtul võib-olla oli õhtusöök ja klaas veini. Me saime omavahel asja arutada, eks ole. Me ei pruukinud ühele arvamusele jääda, aga sa mõtled, okei, et tal oli selline argument, et võib-olla tal on õigus või et meil on nagu ülemaailmselt ka see diskussioon ära jäänud. Just, et see on nagu, ma tunnen iga pool maailmas on sama probleem. Tunnen väga suurt puudust, et ega me ei ole ju väga erinevatel arvamustel inimestel, loomulikult tõde on ju vahepeal, et seda diskussiooni peaks ja ütleme, et see, mis on arstide omavaheline diskussioon, seda ei saa alati nagu ühiskonnaga diskuteerida. Jaa, absoluutselt, aga et me julgeks nagu omavahel ka nagu erinevaid arvamusi avaldada ja nii-öelda ka üksteist nagu täiendada, et see on nagu hästi oluline ja avaldada ka neid andmeid, mis on nagu meie nii-öelda patsientidega toimub ja nii edasi, et tahame loeme ainult numbreid, loeme sealt iga kord Delfist või kuskilt, et need on ainult numbrid, eks ju, aga mis nende taga on, me ei tea. Et mis patsientidega toimub ja loomulikult, ma ükspäev vaatasin, on 180 000 artiklit on Covidist PubMedist saadaval, no kes jõuab 180 000. Meil on lihtsalt ütlen teile teadmiseks, et meil on väike initsiatiivgrupp olnud ja me loodame oktoobri teisel poolel korraldada sellise meditsiinikonverentsi rahvusvahelise. Nii kaugele. Meie haiglate nii-öelda koroonaga kokku puutunud ja intensiivraviga kokku puutunud arstide arvamust ja kuuleme nende kogemusi, kuuleme Ameerika COVID arstide arvamusi, nägemusi, kuidas nemad on ravinud, mis nüüd tulemused ja paneme siis sellise nagu paneeldiskussiooni kokku Eesti arste, eks ole, räägime, et arstid nagu räägivad, et mis nagu tegelikult sünnib, et seda on nagu ühiskonnas tõesti vähe, et Helena aitäh sulle selle küsimuse eest. Et rohkem arstide vahelist diskussiooni, rohkem avatud diskussiooni, see ei ole just nimelt avatud diskussiooni, et tegelikult me oleme kõik samas situatsioonis, samas kohas ja meil on samad vahendid kõigil, eks ju, et ja me näeme erinevaid asju. Teine või, issand, ma mõtlen seda kodus valmis. Teine on tegelikult see, et mina ei tea nüüd jälle, me oleme omavahel sellest rääkinud ja seda tuleb ka meedias kogu aeg peale, seda sundvaktsineerimise ähvarduse nimel, et inimesi nagu, kuidas öelda, töö juures põhimõtteliselt pannakse fakti, et kui sa ei lase ennast vaktsineerida, siis me laseme su lahti. Ja minul on nagu laual praegu ikkagi mitu juhus selles mõttes, et kus ma nagu peangi selle tööandjaga põhimõtteliselt kaklema patsiendi nimel ja patsiendil on jah, et selles mõttes, et ma leian, et see ei ole õige situatsioon, kuhu mind täna pandud on, sellepärast, et mina olen siis praktiliselt see inimene, kes vastutab perearstina selle inimese nii-öelda otsuse eest ja kui inimesel on olnud anamneesist tromb ja ma kirjutan sellest nagu tema tööandjale ja patsient ise kardab ja patsiendi argument lisaks juurde, nad on matis nagu 3 inimest juulikuus. Jah, ma pean ütlema, et pärast vaktsineerimist see oli see ja kusjuures see on konkreetselt väga kõrgel positsioonil olev psühholoog, kes ja ta ütleb, et ta ei julge ja ta ei saa ja tegelikult on see, et teda pandi fakti, et ta ütles, et ta peab loobuma oma töökohas, sellepärast et see on kaitseväes ja ta ei saagi ja mul ei ole midagi teha ja ma tunnen, et see on nagu ebaõiglane situatsioon, kuhu tegelikult pannakse üht inimest. Sinna pannakse nii palju energiat, tema energiat, tööandja energiat, minu energiat ja pluss siis tema lähikond, kes seal ümber veel on, et kõik need inimesed on haaratud sellest nii-öelda ühest probleemist, mis tegelikult ei vii mitte kuskile, ei päästa ühiskonda. Ma arvan, et see üks inimene ei päästa ühiskonda selles mõttes. Et ma olen nagu see frustratsioon, mis täna see nagu tekib, et see on nagu, sa ütled, mida ma soovitan, ma ei oska enam midagi soovitada, ma arvan, et ma olen oma soovitusi juba rääkinud. Aga see tööandjate poolne survestamine, kas see on teie arvates nagu Kas see on tänapäeva ühiskonnas aksepteeritav ja kas on meditsiinilisest aspektist õigustatud? See sõltub, mis tööd inimene teeb, eks ole. Kui ma töötan vähjaosakonnas, kus mul kõik haiged on immuunkomprimiteeritud. Aga ma mõtlengi, see üks psühholoog, kes seal kaitseväes on ja ta kohtab, pooled on online ja pooled on siis seal koha peal, kellega ta suhtleb üks ühele. Ta saaks rakendada tegelikult muid kaitsevahendeid ja nii-öelda distantsi ja kõike. Peame nagu võib-olla natuke ühe väikese sammu tagasi astuma ja püüdma aru saada sellest inimesest,
mis iganes on tema põhjused. Just. Ma ei jällegi ei räägi, ma olen väga nõus, et meil on 5% on inimesi, kes on vaktsiini vastased ja mina nemad me nendega ei tegele, me tõesti nendega ei tegele. Just, nendega me ei tegele. Aga seal on hall ala ka. Et see hall ala on tegelikult üsna lai. Ander Uusberg väga ilusti ütles, et mis kõhklejad, ühed olid trotslikud kõhklejad, teised olid ka mingid kõhklejad. Nojah, aga ütleme... Aga nemad liiguvad, aga tal on veel natukene aega vaja. Aga kui me nagu näeme seda päriselt, seda probleemi enda laual ja me näeme, et seal ei ole head valikut hetkel. Et selles mõttes, kas me peame selle asja ajama nii mustvalgeks? Tööandjatel ei ole ju niimoodi, et tegelikult tegema selle riskianalüüsid ja nii edasi. Tegelikult nüüd see on... Natukest nagu stresslevelit. Et see on nagu koht, et... Ärge olge nagu ka sellist dogmaatilised, et mina olen tööandja, mul on nüüd seal mingid seadused, peab vaktsineerima. Tulge nüüd paanikast välja. Et me peaks nagu sammu tagasi astuma, et see on see soovitus tõesti. Mediteerige kasvõi ja minge ja mõelge nüüd oma kaine mõistusega, et see inimene on mulle vajalik või mitte vajalik. Kui ta on mitte vajalik, siis see on sinu otsus, kui ta on sulle vajalik, siis ma ei saa nagu miks sa piirad. Et see on nagu see koht, et see ei ole nagu, meil ei ole paanika ju. Natuke maandada tõesti, ma ütlen, ma täna just vaatasin seda riskianalüüsi, et mis seal tuleb, et noh, meil on ka koristaja, kes ei puutu. Ma tegin selle ära, ma tean täpselt, mis seal on, et jah, et selles mõttes nagu... Et see on ju tehtav ja me saame neid riske maandada ja öelda... Ja ka seadus ütleb seda, et tegelikult riske tuleks maandada kõigi muude faktoritega ka nii-öelda, kui siis ainult üks. Me saame ka sellele inimesele anda nõu, et sa paned respiraatori ette, sa ei pane mitte seda mingit maski, kus... Vot see on see, kui sa küsid, et mis mul need 3 asja on, siis tegelikult need ei ole soovitused, need isegi mured on ja see 3. soovitus oleks tõesti see, et istume nüüd kõik nagu korraks maha ja hingame 3 korda sisse. Ja võib-olla mõtleks homme edasi, et selles mõttes, et kõik, mis me teeme nagu emotsiooni ajal ja hirmu ajal ja kõik need ülepeakaela sellised, nagu kuidas öelda, väga sellised kardinaalsed otsused, et me võiks tegelikult neid natukene vaagida erinevate aspektidelt natuke rohkem võib-olla. Et ma saan aru, et selle ägeda kriisi ajal, mis oli esimene laine, me ei teadnud, mis see viirus meiega teeb, kõik on hirmul, tuleb teha radikaalseid otsuseid, kõik oli fine. Et tegelikult minu jaoks oligi, ma pean ausalt ütlema, et minu jaoks oli see kogu see teie käsitlus, ma pean tõesti ütlema palju plusspunkte, et see käsitlus kuni selle aasta, ütleme, juulikuuni oli minu arust väga inimlik meil Eestis, et ma olin nagu mitmeid kordi tänulik, et ma elan Eestis päriselt. Et noh, seal on väiksed nüansid ja kas mask mitte siia, mask sinna, mis iganes on ju see. Aga lihtsalt, et kui tuli peale see meedia propaganda, mis sõitis üle igasugusest meditsiinilisest nii-öelda lähenemisest, argumendist, tõendusmaterjalist, vot see oli see koht, kus minul nagu jah, et see, et laps võib minna ja vaktsineerida igas suvalisest putkas ennast täpselt siis, kui ta sellest mööda jalutab, vot see oli see koht, mis nagu pani mind reageerima ja võib-olla seda oligi vaja, sellepärast et siiamaani me kõik magasime, meedikud kõik magasid, me olime selles mõttes, mõtlesime, et kõik toimub normis, et nagu meil on head tavad, meil on meditsiinieetika, meil on kaine mõistus, meil on kõrgelt haritud inimesed, meil on nagu hoolivus üksteise vastu, et need olid need. Just, ja need olid need punktid, millele ma nagu kogu aeg toetasin, ma mõtlesin, et meil on hea tahe oma väikse riigi sees oma inimeste vastu. Ja vot kui nagu see piir ületati, vot siis oli see koht, kus ma nagu sain aru, et tegelikult me oleme nagu väga muutunud ja midagi siin riigis on väga mäda. Aga proua, teile sama kolm küsimust, et mis teie tunnete täna oma hinges või südames sellist, mida tahaksite eriti esile tuua? Mis on järgmine väljakutse meile kõigile on, et me peaksime nagu sellest hirmust hakkama lahti saama. Et see on number 1. Selle viiruse eest, hirmust ka vaktsiini kõrvalnähtude või mille iganes ees need hirmud on, et me peaks sellest ja see ei ole ka see juhtu üle ja nii nagu ma öelnud olen, et hirmunud inimesele on mõtet öelda, et ära karda. Et me peame temast, et me peame aru saama ja me ilmselt tahamegi rohkem arusaamist, et ka need inimesed, kes ütleme, laste vaktsineerimist soovitavad, ma arvan, nende suur mõte oli seal taga, et lapsed ei peaks enam distantsõppele minema, eks ole. No jah, ja et nad ei kannaks seda edasi seda viirust, et see ma saan aru, et on loogiline. Ei kannaks edasi ja et ma ka väga toetaks seda niisugust arstide diskussiooni ja ma olen ka intensiivravi arstidega rääkinud,
kes näevad, ütleme seda teist äärmust, et kes näevad neid haigeid, kes on, sa oled päeval ja ööl ja sealt kogu aeg ja sa ei suuda seda haiget aidata ja sa suudad teda sinna kuhugi maale viia ja siis jäävad tal veel kõrvalnähud ja seda nagu juba 1,5 aastat. Avatud diskussioon, et saad seda ühiskondlikust hirmust, paanikast lahti, nüüd on juba aeg rahunema. Nüüd on aeg rahunema hakata, just nimelt. On siis, et arstide diskussioon rohkem avalikult, rohkem rääkinud, tegelikult seal haiglates, kliinikutes, asjadest, kuidas see asi toimub. Ja usaldame arste, usaldame eksperte, et ja teeme ka mingeid ühiskondlikke kokkuleppeid, eks ole, et kas täna on ühiskondlik kokkuleppe võimalik, et kui nii dogmaatiliselt tundub, et enne kohalikke valimisi nüüd üritatakse nagu rohkem, nüüd me näitame teile midagi, aga kas teie arvate, et ühiskondlik kokkulepe on võimalik, kui kõik on hirmunud, nii vaktsineeritud kui vaktsineerimata? Ja ma isegi ikkagi arvan, et me ei peaks nagu ühiskonda nüüd jagama selle järgi vaktsineeritud ja mitte vaktsineeritud, et tegelikult need on ju kõik meie ühiskonna inimesed, kas nad on vaktsineeritud või vaktsineerimata, nii ei üks pool ega teine pool ei pea teist. Me saame diskuteerida, me ei pea teineteist solvama, usuga on väga raske võidelda, see on täiesti õige, aga no see on olnud aegade algusest peale nii. Ja tõenäoliselt see jääb ka nii. See ilmselt jääbki nii, aga korralike argumentidega on alati võimalik, et ma tahaks. Äkki see ongi, et meil on pigem nagu argumentide puudus, tegelikult selliste objektiivsete argumentide puudus ja ka selline nii-öelda laiem arutlus selle ümber on puudus. Muidugi on, absoluutselt ja sellepärast tulebki nagu... Helen ütlesid, et meil on palju teadmatust. Aga see ongi see, et aga tunnistame seda ja see on juba see pool võitu, siis inimene usaldab ka rohkem, kui ma ütlen, et ma päriselt ei tea ja ma vahest ütlengi, et ma päriselt ei tea. Sest kuidas ma saan sulle öelda midagi, mida ma ei tea ja ma ei võta seda vastutust enda peale. Ma mõtlen mõningaid asju, et kindlalt ei saa midagi väita, aga mõningaid asju saab ekstrapoleerida. Ütelda, et selle ja selle ja sellega ei ole seda juhtunud, tõenäoliselt ei juhtu selle 4. ka. Aga võtame siis kokku umbes niimoodi, et praegult võiks selle fookuse nagu selliselt paanikalt maha võtta, sellelt võiks maha võtta, et meil on sundvaktsineerimine, võiks maha võtta paanika sellelt, et meil on vaktsiini vastased, vaktsiini pooldajad, meil on tegelikult lihtsalt inimesed, kes on osad, kes on teadmatused, need, kes on saanud süsti, on teadmatuses, äkki mul on mingi kaugmõjud, kui teil on kaugmõjud inimesed, andke teada, kui teil on kohesed mõjud, andke teada. Kui te kardate, rääkige perearstidega, rääkige sõprade tuttavatega, et vähem sellist, võib-olla sellist nagu paanika külvamist ja rohkem nagu mõistuse kasutamist, ehk meil on siin, et ma ikka koputan aeg-ajalt meile siia kolmave, et siin pea sees ikkagi on nagu seda ollust, et kus see info on ja püüame nüüd rahuneda, et sellist ei oleks sellist solvamist, ühiskondlikku solvamist, üksteise sildistamist, lamemaalased või kantpealised või vakserid või antivakserid. Lõpetame need sildid ära, me oleme eestimaalased, meil on tähtis, et elu Eestimaal läheks edasi. Ja nagu Irja ütles ka alguses, et meil on tegelikult suhteliselt hästi olnud nende piirangutega, et me oleme saanud siiski elada. Ja tööandjatele ka võtame hoogu maha, ärme nüüd nagu ole nii hullud ja sellist usufanaatikud, et võt kõik pead olema vaktsineeritud ja kõik selline asi, et väga hea, et Irja te ka välja tõite selle just, et rahuneme maha, hakkame diskussiooni pidama. Ja ma arvan, et ma ütlengi, et just nende tööandjate seisukohast, et vaatame, mis on see koht, kus ma töötan, et nii nagu ma tõin näite, üks on hemato-onkoloogia osakond on hoopis teine kui mingi, isegi koolis ma jällegi väga pooldan õpetajate vaktsineerimist, aga kui on inimesel, et ma saan ka inimesest aru, või püüan vähemalt saada inimesest aru, kes ühte või teist asja kardab. Jah, et kui meil ei ole õpetajaid, kes nagu lastakse lahti, siis pole lastel ka haridus. Ja, aga ma väga loodan, et inimesed teevad lõpuks need otsused, et nad ei ise, vaktsineerimine enne kõike ise enda jaoks. Ja aasta pärast oleme ju palju targemad. Aga võib-olla tõesti tööandja koha peal veel see ka, et ma arvan, et see tööandjatel on ka nagu hästi suur hirm võtta seda vastutust tegelikult selle kolde nii-öelda puhkemise eest oma töö selles nii keskkonnas ja siis neil pigem ongi lihtsam see, et survestada inimesed seda vaktsiini tegema, sest nad teavad, et nad on kaitstud, et siis neile keegi ei saa, ükski amet ei saa neil milleski süüdistada. Et ma arvan, et see on jälle see hirmutaktika, tegelikult ja see baas on ikkagi jälle meil hirm. Et ükskõik mis tasandile me tuleme,
tuleme, siis see tegelikult see hirm on esimene, mis vastu vaatab, et ma arvan, et kui mõne tööandjaga rääkida ja talle tegelikult need asjad nagu ära selgitada, siis tal tegelikult juba ta hakkab asjadest nagu laiemalt aru saama. Et seal on nagu palju nüansse, ühiskondlik sundvaktsineerimise hirm tuleb minu arust kuidagi maha võtta, et praegu on liiga palju ka poliitikud saavad, kui nad nagu seda riiki üritavad juhtida täna väga palju vastu peavad just sellepärast, et nad on nii põikpäised ja püüavad nagu ajada seda dogmaatiliselt seda 70%, kõik tuleb sundida. No meil on mingi müstiline kuupäev, 22. september, et äkki Irja oskab meile öelda, mis müstiline kuupäev see on? 16 või 11–7, mis on see oktoober, kui on KOV-valimised. Ja 22. september on meil väga selline oluline kuupäev. See oli see sügise algus, kus pidi siis saama 70% inimesi vähemalt ühe doosi. Aga kus pidi, kes selle pani, et pidi? Euroliidust on see pärit või haust või kus? 70 tuli sealt Euroliidust, et sügiseks. Ja sügis on ka lai mõiste. Aga mis siis saab, kui seda ei ole? No midagi ei saa. Ma saan aru, et siin on väga pinevaks läinud see. Et mul on ka kurb, et kui ma vaatan, eks ole, Taanit, Norrat, Rootsit, Soomet. Ma just vaatasin, ega neil ka ei ole praegu, neil on ka kuskil 70 ringis seal. Ma just vaatasin täna, et vaadata nende riskigrupid ikka. Riskigrupid võib-olla teine teema, aga neil nagu lapsi ju ei ole üldse veel sees seal 70 sees, et selles mõttes on neil nagu natuke teine profiil. Jah, aga natuke teine profiil, aga nad on, ütleme, nemad olid väga ranged ja ütleme ka Inglismaa, ma toon alati selle näite, et mu isiklik laps elab Inglismaal, ta on sündinud ühel aastal Inglise tulevase kuningaga ja nad ühel nädalal said kutse vaktsineerima. Et seal ei olnud, et me nüüd tulevase kuninga vaktsineerime enne ära, Ida-Euroopast pärit inimene ja Inglise kuningas, tulevane kuningas said ühel ajal vaktsineerimise. See peakski olema selline neutraalne, selline lähenemine, et kõik on võrdsed, tegelikult kõik ongi võrdsed. Tulen täitsa jutuajamise algusesse korraks lihtsalt niisama, et see 3 võimalust elada looduslikult, elada pool geeniteraapiaga, raku vananemine peatada, viiruste levikut kontrollida, kõik see nanobotid, nagu grafeen viiruse või selles vaktsiinis, eks ole, et inimesed ütlevad, et saad mobiiliga mõõta. Kõik see asi on tegelikult olevik, see on ka tulevik. Tulevikku me täpselt ei tea, aga 10-20 aasta pärast inimesed ei vanane sellise tempoga, nagu nad täna vananevad. Tulevad uued moodsad haigused, aga siis pannakse meil juba tehisintelligents külge ja siis me oleme juba pool humanoidid, mis botid, eks ole, meie veres on nanoosakesed. Eks elu läheb ikka edasi. Just, mõtle, milline arukordne võimalus meil näha sellist tehnoloogia arengut tegelikult, kus me oleme, et me oleme tulnud puhtast loodusest tegelikult meie siin ju ja me tegelikult saame kõik need etapid ära näha, aga meil peab olema nagu kainet mõistust, et Põlvas, eks ole, teed oma lihafarmi asja, elad rahulikult või siis sa oled linnas ja sul on nanobot sees ja sa elad nagu... Aga me peame adapteeruma selle ühiskonnaga, kus me elame, et ma arvan, et see oleks see 3. nagu hästi oluline, et adapteerume sellega, kus me elame koos COVID-i viirusega. Ega me ei taha tagasi minna, mina küll ei taha sinna minna, kus minu vana-vanaema oli, kellel suri 4 last difteerias ühe nädala jooksul ära. Absoluutselt. Sinna ma ei taha tagasi minna. Keegi meist ei taha. Et ikkagi kõige kallim vara on see tervis ja... Aga see on ka see, miks meil see dilemma on tekkinud, et kõige kallim vara on tervis. Inimesed kardavad seda kaotada, kas ühel viisil või teisel viisil. Et jääme soliidseks, jääme üksteise suhtes tolerantseks, püüame leida sellise ühisosa läbi vaidluste, aga mitte läbi solvangute, mitte läbi sildistamise, et hoiame ühisosa, oleme terved. Hakkame nüüd Eesti riiki uuesti üles ehitama. Meil on siin ju päris palju auke sees, eks? Ma arvan küll, et on väga palju ise hakanud liidreid ja selliseid eliiti, kes arvad ja kaitsevad oma positsioone, aga maailm muutub ja võib-olla poliitikud peaks ka nagu lõdvaks laskma, et kui sinu aeg on möödas, siis mine ära, anna teed uuele ja kui sa tunned, et sul midagi veel teha järgmise 20 aasta jooksul, et sa saad aru, mis tegelikult maailmas toimub, siis võib-olla sa võiksid jääda ka valija otsustad, ehk sina, kes sa vaatasid seda saadet, otsustad, olge terved, aitäh kõikidele osalejatele, minu arust oli väga tihe selline pakett, teema selle võiks jätnud 5 päevaks. Oi, me võiks rohkem rääkida sellest ja aitäh kõigile. Aitäh kõigile.